Kas teie saate hakkama kõikide inimestega või vähemalt enamikuga neist, kellega kokku puutute? Minul on aeg-ajalt tunne, et kohe üldse ei oska suhelda. Ja tegelikult ka kriitika talumine on mingitel hetkedel lihtne, mingitel hetkedel keeruline. Aga teate mis? Ühte ma olen õppinud. Hästi oluline on kuulata, kes teid kritiseerib, sest kui see inimene ei lähe teile üldse korda, siis te võite natukene kuulda võtta, mida ta ütles, sest seal võib olla mõni tõetera, aga kindlasti mitte ei tohi lasta seda südamesse. Samamoodi, kui see inimene annab teile nõu mingi valdkonna osas, siis vaadake, kuidas temal endal on lood selle valdkonnaga. Kas see on suhted, kas see on, ma ei tea, raha, kas see on mida iganes. Lihtsalt vaadake, milline on tema suhe selle sama valdkonnaga. Ja kas te oleksite valmis kas või ühte päeva elama selle inimesena? Kui mitte, siis säästke ennast ja ärge laske seda liiga sügavale. Kui see inimene on oluline teie jaoks, kes annab tagasisidet või konstruktiivset kriitikat, siis on asjad teistmoodi. Ja siis vastupidi ei tohi võttagi hinge, vaid võib-olla targalt mõnda head nõuannet kuulda võtta ja edasi toimetada. Aga mida teha nendega, kes teile näiteks kaikaid kodaratesse loobivad ja te tunnete, et nad nagu teeksid meelega seda? Siis nemad on meie ühed kõige paremad õpetajad inimlikkuse ja väärikuse osas. Ja lisaks kõigele empaatiavõime osas. Tõenäoliselt, kui kõik oleks südini sõbralikud, siis empaatiavõime arendamine oleks pikaajalisem protsess. Aga kuna teile antakse selliseid nii-öelda kõvemaid pähkleid ellu, siis tänage neid, sest tegelikult on nad teie kõige paremad õpetajad erinevatest aspektidest vaadatuna. Ja pigem peaks olema tänulikud nende üle. Vähemalt mina olen selle suuna võtnud.